tere tulemast Kalamehe paradiisi Lapimaale. On augusti keskpaik ja oleme jälle siin, mehed. Seekord küll kolmekesi, aga täna on teisipäev. Homme lubab vihma. Peame välja mõtlema, kuidas me jõuame oma planeeritud laagri kohta. Selleks aastaks on jälle välja valitud uus jõgi. Uued kohad. Ehk siis vaatame, mis kala sealt tuleb või ei tule. Võrreldes eelmise aastaga on tunne, et ega kehvemaks ei saa minna. Eelmine aasta saime ju ilusalt jõelt ainult ühe punase ja olime seal juuli keskpaigas. Sellepärast tulimegi seekord augustis. Äkki veed on veits jahedamad ja kalaõnne on rohkem. Tegelikult jõudsime juba eile siia, aga siis olime kõik nii väsinud, et ei viitsinud enam keegi midagi rääkida ja jutustada. Et hakkame siis täna pihta. Magasime mõned tunnid ja nüüd peaks väikse hommikusöögi tegema ning siis tuleb hakata jälle asju pakkima. Selle kohta võiks öelda, et kui mees sööb, siis mees jõuab. Lõpuks saab kohvi. Oh yeah! Kõik mehed on jube näljased ja kohvi isu on peale. Praegu sööme kõhud täis ja siis vaatame. Siis ei viitsi enam keegi pakkima hakata. Raudselt. Parim hommikusöök Lapimaal. Muna ja peekon ja väike uba ka. Kõik võivad ühe asja metsa kaasa võtta ainult. Kõik valisid rummipudeli. Telke ja värke me ei võta. Äkki on raske. Riideid pole ka vaja. Telekas on näinud mingid saadet, kus lähevad paljajalud džunglis. Prooviks ka. Kas see ei ole džungel siin? Madal džungel. Ahve ei ole, aga põtru ja karusid on. Minul on muidu hea tee. Mina ei joo rummi. Ma ei tea, millest need mehed räägivad. Pussi. Üleval mäe otsas oli silt, et do not feed the bears. Vahet pole, kumma ta valib. Kõik kolm on mõnusad. Krampsuvad ja rasvased. Suus sulavad. Nii on. Mõtlesime, et tegin emotsiooni ostu, et testime ka Raivo peal sellist asja täna, kui karusid ei peaks nägema juhuslikult. Ja siin osad varustus läheb kallimaks. Ilus, ilus. No anda, kuhu me minema hakkame? Kalale. Pihkva järve äärne. Sinna, kuskil üle mägede. Rada läheb ka, me peame selle lihtsalt üles otsima. Iga aasta ma nõuan Raivolt, et teeme järgmine aasta kergema. Aga mida tema teeb? Jälle 20. Kuidas edeneb? Me saab pähe tõmmata, kui mesilased tulevad, siis teed sum. Piis. Kõik see tuleb nüüd kuidagi sinna matkakotti saada. Võiks arvata, et aastatega on kotid kergemaks läinud, aga tundub, et meil lähevad pigem raskemaks. Aga eks siis paistab. Oleks vähemalt sama rasked. Iga aasta on veel raskem. No milles see põhjus on? Siin on vastuse võlga. Kuskil siin peaks see olema. Kinni. Kes süüdi on, Hannes? Keegi pole süüdi. Lihtsalt Kosti juurest lähme ja Viljandist lähme iga aasta järjest nooremaks ja tugevamaks. Elu ei olegi alati õiglane. Gaasi võtsid või? Jah, kõige põhjas.
küljesahtlis. Need on kõigis. Et saab ikka kätte. No selles suhtes koti peab seljast ära võtma, siis saab. Nii. Siin on võrdluseks toidukogused, mida keegi metsa kaasa võtab. Hannese asjad. Handol oli juba natuke rohkem kraami. Ja tundub, et Raivo tahab nagu hotellis elada. Eile olime kõik nii väsinud ja mott maas, et juba natuke isegi nutu maitse oli suus, et ei saanud autoga nii kaugele, kui plaanisime. Aga vaikselt täna hakkame siis minema siit tipa-tapa sinna. Läheme otse mäkke, et seal mingid rajad lähevad, et peame üles otsima. Vaikselt läheme ja vaatame, kaugele me jõuame. Kimalasi on palju, sääski on vähe, aga seast on kimalasi palju. Ühesõnaga loodame, et siis see aasta on kaladega paremad lood kui eelmine aasta. Kuidas esmamulje on? Sama hea kui mul või? Pole probleemi, esimene kilomeeter elame üle. Aga teist ei tea enam. Ütleme nii, et ma olen 2 tippsportlasega siin matkama, et nagu näete, siis neil on ainult matkakott. Mul on siin kõhu peal ka üks suur kott, et eks siis paistab. Aga Ando kott on kõige raskem, vähemalt tundus nii. Aga võib-olla kogu peale, minu väike kott kõhu peale, matkakott on võib-olla sama raske. Annesel on nagu udusulg. Ta ju võttis ainult 2 putru kaasa ja 1 alukad, 1 sokid ja ongi kõik. Ta on tõeline metsamees, saab juba hästi hakkama. Aga õige, siin peabki nii. Ei ole mõtet priisata siin. Me oleme need mugavad inimesed, kes tahavad luksust Andoga. Kellel peab ikka portselan taldrikud metsas olema ja jook ja veiniklaasid ja igast muud kraami. Vaatame siis. Juba hakkab raskeks minema ka, et panen kinni praegu. Annes, saad mul rinna peab selle vihma kinni panna. See reservakut võtsid. Annes, äkki saad Raival selga sügada? Mis sa tahad? Pane kõhu pealt see, äkki saad selle rihma kinni panna. Kas me läheme sinnapoole äärde? Me läheme sinna 2 mäe vahele. Otse mäkke pole mõtet minna. No nii, sinna me läheme. Ütleme nii, et uued rajad. Avastame Lapimaad. See on nagu tunne oma kodumaad juba. Võtab hingeldama küll raske. Jõudsime esimese mäe otsa. Ütleme nii, et higi leemendab ja võib-olla mingi kilomeeter on kõnnitud. Umbes kilomeeter. Aga vaated on küll imelised. Auto jäi kusagil sinna. Ja meie suundume sinna. Mäe otsas leidsime mobiililevi ka üles ning saime kodustega rääkida. Peale väikest puhkust suundusime edasi tundmatusse. Neli kilomeetrit matkatud, et jalad on juba natuke pehmed, aga endiselt kerged, et vaatame. Loodetavasti jõuame lõpuks kuhugile välja ka. T5 tuleb kohe maha. Nagu turismirada. Anna ainult hagu või? Anna hagu muidugi. Pärast chillid enne tööd, siis lõpuks.
ega siin muud üle ei jää, paned ühe jala teise ette ja proovid mitte pikali kukkuda. Levitad. Mul on käsu peas. Vesi ei olegi isegi nii külm, kui oleks võinud arvata. Esimene jõeületus. Võtsin spetsiaalselt kaasa need kummijalanõud. Äkki nendega on hea, pole libe. Proovime järgi. Mehed, haakumine nagu ma ei tea, mis asi. Ei ole kõige kõrvem vaid. Ei ole, jah? Ja püksid vajuvad ainult alla rehv. Muud pole midagi. On küll ära kuivavad. Ando, tule. Ära karda. Paned kuivad jollarid jalga ja elu läheb edasi. Hannes jõuab juba teise kaldasse. 7 kilomeetrit läbitud. Teeme väikse ampsu. Võtame energiat juurde. All right! Ujusime üle just. Üli kõva, vaat seda. On õiget pidi. Jah. Neli. Peaaegu sama palju kui su lihasares. Noh, palju hea. Ando, millal me kohale jõuame? Varsti. Sinna enam ei ole palju minna. Mingi 5 veel või? Mäest üles seal lähed, ma ei tea, 10 000 meetrit midagi. Tavaline laupäev. Tavaline Lapimaa. Tavaline Lapimaa, jah. Murakad on igatahes valmis siin juba. Oi. Väga magus. Ja üle küpsend juba. Karud pole veel jaole saanud. Mis seis meil on siis? Kell ütleb, et 11,5 kilomeetrit ja õigesse kohta on veel umbes 2. Siis peame hakkama laagri kohta otsima. Aga päris raskeks on läinud juba. Dead man walking, looking for river, snuffing for bear shit. So far nothing. No nii, teine jõe ületuskoht. You can make it! Last push. You can make it! Okay. Peale jõeületust leidsime sobiva laagrikoha ning seadsime ennast mõnusalt sisse. No mis siis Raival kaasas oli? No vaatame. 1 jäätee, 2 Coca-Colat, 1 vesi, paar džinni, puder ja veel natukene süüa. Alkoholivaba džinn. Kööginurk sai valmis ja kelk on seal allpool püsti. Ja nüüd tuleb Sisse käika. asjad telki viia, kööki õigemini viia. Hannes leidis ka omale hea istumisaluse. Raival on see juba olemas. Mis teed, Ando? Vaatad varvad võtta eest ära. Tooli teen.
söögitegu käib täie hooga. Kartul ja liha on täna õhtul söögiks. Kered olid tõesti juba heledad ning toit kadus nagu mutiauku. No nii, esimene õhtu siis uues kohas. Läheme teeme ka mõned visked. Täna väga pikalt ei viitsi püüda, et tahaks veel pesus käia ja peale matka korralikult puhata, et vaatame üldse, mis kala siin jões on. Nii, esimene vise. Ja võttu ei ole. Lapimaa kohta see tähendab juba, et põhimõtteliselt kehva jõgi. No, vaatame veid sealt poolt. Kaldad on ka siin kahtlased. Vihma just ennem sadas, et veits ettevaatlik olema. Ongi püksid märjad juba. No, siin on ka natuke sügavust juba. Isegi järgi ju keegi. Väga imelik. Ei harjusta ka midagi. See on küll täitsa kummaline. Tundub, et peab veel 10 kilomeetrit matkama. Ei tea, täna ei saanud siit midagi. Homme lubas terve päev vihma, et mine siis tea, ülehomme siis tuleb kõmpida kõvasti ülesvoolu. No nii, õhtu on käes. Tänane päev koosnes siis 7 tunnist matkast, mis osutus väga raskeks. Eriti mulle. Ilmselt te olete juba näinud pildi peal või videos, mis asjad kaasas kõik olid. Normaalsed inimesed selliste asjadega ei matka, aga noh, me tahame rohkem luksust metsas saada, et Andol oli kindlasti sama raske kott. Hannes oli väga kerge jalaga, kuigi ta räägib, et kõik kohad ka valutavad, aga noh, ma arvan, see on rohkem see simulandi värk, et ühesõnaga, kala siin meil laagrikoha juures ei olnud. Vaatame. Homne ilmateade lubas vihma, aga kui vihma ei tule, eks me siis ikka proovime veits edasi liikuda ja püüda, aga teoreetiliselt peaks veel 10 kilomeetrit sinna suunas minema, et siis tuleb väheke suurem jõgi, et seal peaks kindlasti mingit kala olema, et siin oli tõesti täielik haudvaikus, et mis on isegi Lapimaa kohta arukordne, et mitte ühtegi võttu pole, et no tervitus! Täna oli siis pikk matk selja taga, 14 kilomeetrit vist. Mul oli väga kerge kott. Raskusi ei olnud. Taessisin Andole paar džinni isegi metsa. Raivost oli natuke kahju. Raivo pingutas üle jälle. Ja põhimõtteliselt jõudsime esimesse laagri kohta. Ja kõik, jaks otsas. Et nüüd me siin oleme, siis kui ilm lubab, proovime homme kala ka püüda. Kui ei luba, siis oleme vihmavarjus. Esimese päeva õhtuks kogunes 19 kilomeetrit. No tere hommikust siit Lapimaalt. On siis esimene hommik siin nii-öelda jõe ääres metsas. Ja viimane ilmateade oli, et täna terve päev peaks vihma sadama. Hetkel on kell aga
9:30 ja noh, taevas on pilves, aga vihma veel ei saja, et küll ta mingi hetk tuleb, aga noh, täpsemat ilmateadet me ei saa vaadata, sest siin ei ole levi. Kodustele ka helistada ei saa. Pärast võib-olla kuskile mäkke ronima. Noh, mitte täna, kui vihm hakkab sadama, aga mõni teine päev, et mäe otsas oli meil levi ja isegi internet oli olemas, et sai siin korralikult kaarti vaadata ja pilte saata ja ühesõnaga helistada ka, nii et aga täna siis oleme siin kõhud täis söönud ja ega siin midagi, tuleb kahlakad välja otsida ja vaikselt siis püüdma minna. Et eile õhtul siin paar viset sai teha, et täielik tühjus oli, isegi järgi ei jõudnud kedagi, et kummaline. Aga no vaatame, täna teeme siin väikse ringi ja kaugele ei julge minna selle vihma pärast, et kui tõesti hakkab sadama, et siis oleks hea, kui sa ei ole laagrist päris 10 kilomeetri kaugusel, et ühesõnaga vaatame rahulikult. Telgi asukohad olid piiratud ja just nii, et onu Raivo magas kivi otsas. Proovime nüüd teha vähe tasandamist. Äkki aitab ja värske kasevihale peaks hea une tooma. Käisin proovimas, Raivole kärab küll. Kõhud täis ja kalale. Jõgi oli iseenesest ilus, sügavad kohad ja kohti, kus kalal olla, nagu oli. Aga meie sealt jõest kala ei saanud. Vaatasime kaarti ning natuke maad kõndimist olid järved. Võtsimegi suuna sinna. Olgu öeldud, et ka järvedes me kala ei näinud. Lõpuks nägime ühel lisajõel ikkagi kala ära. Ma saan aru. Porka. Ja läks. Forell kukkus ära. Vihma kallas korralikult ning vähene kalasaak viis motivatsiooni alla. Jälle üks haug. Pealegi väike. Aga selle kala pärast me siia küll ei tulnud. Haugi noelakas reis. Kutit haugi sain väike. Vesi oli uuristanud omale vägeva sängi. Vihma muudkui kallas ning ega seal märjas võsas polnud meeldiv ragistada. Seega tegime kiire lõuna ning suundusime tagasi laagrisse, kus saime märjad ning niisked riided seljast võtta ja asendada need kuivade riietega. Tere hommikut! Hannes on valmis või? Oled ilusti näha seal, okei. Ma ei saa alustan. No tere! Esimene püügipäev on siis nii-öelda õhtas. Vihma sajab meil siin. Hommikul kui kalale läksime, siis veel ei sadanud. Proovisime siit samast jõest. Siin nagu Ando midagi nägi, aga konksotse midagi ei jäänud. Siis võtsime korraks kaardi välja, vaatasime, et paari kilomeetri kaugusel on järved, et lähme vaatame sinna, et täna pikka ringi ei tee, et lubas vihma. Ja lõpuks see vihm ka jõudis. Aga mis järvede ääres toimus,
no nagu ikka, ma ei tea, kas me ei oska järvedes püüda või mis asja, aga no ühesõnaga seal ei olnud kala. Olid ilusad kaldad olid seal järvel, läksid sügavaks ja värgid vaata seal lõpupoole. Algus oli mingi jura, aga ikka mitte midagi. No ei tea jah, mingi jama on. Järved on nii kapriissed või midagi. Tegelikult lubas täna üldse päev läbi vihma, et ma ei plaaninud täna üldse laagrist väljagi minna. Täna olemegi peidus laagris, aga hommikul vihma ei sadanud ja seal on, siis me lähme ikka teeme ringi ära. Aga noh, kui läksime, siis jõudis natuke hiljem see vihm kohale lihtsalt. Ülejäänud päev on sadanud. No siis läksime pärast jõe peale püüdma, natuke ülespoole siit. Ütleme nii, et ilus Haugi jõgi. Palju püüda ei jõudnud, aga paar haugi ja vist üks forell läks ka $1. Forelli poiss oli ka otsas, hakkasin ise lolli mängima seal, filmima ja teistele helistama, et vaadake kala. Kõige naljakam on see, et harjust ei ole Lapimaal. Ei tea jah, kus see on. Kas on jõega alt mindud või pääse tõesti siia mägedesse üles, kus me oleme selle reisi valinud nagu. Tundub jah, et siin on nii palju looduslikke takistusi koskede näol, et kala on kuidagi vähe. Et muidu Lapimaa kohta, et kui 3. viskega juba kala ei tule, et siis on nagu kehva koht, et võib öelda, et see aasta oleme kehva koha valinud, aga tuletab kodumaad meelde. Jah, aga vaatame, et ootame, et ilm läheb paremaks, siis võtame väheke pikema matka ette suuremale jõele, et kas seal midagi toimub või ei toimu. Ja kui ei, siis tuleb nii välja, et tuleb varem metsast välja tulla ja minna kuhugi Inarisse kalakasvandusse. Siis tuleb plaan B välja mõelda. Jah. Suuremal jõel on siis vähem neid looduslikku koskesi ja takistusi. Lootus ikkagi on, kui ilma annab. Ja see, et kahlakaga enam ära kuivaks. Päris määrealt ei tahaks minema hakata. Ja, et vihma nagu väga tihedalt ei saja, aga no kõik see loodus on juba märg, et kõnnid siin võsas, siis joped on märjad ja teesärgid olid alt märjad ja no pigem niiskused ka. Noh, kelle mis maru. See on nii, et täna suht õigel ajal, et veel kuiva tilliga jõudsime laagrisse tagasi. Ülejäänud kuivasi kohti väga ei olnud. Ja. Aga noh, vähemalt ma ei tea, ütleme nii, et sääse mürki pole veel pidanud välja otsima. Absoluutselt, sääse võrku, mürki, midagi pole kasutanud veel. Et selles suhtes on august ikkagi suht viisakas kuu käimiseks. Parem olukord kui Eestis selle koha pealt, ei mäletagi varem sellist aega. Vabandust, kas võib? Ma tervitaks Andret ja Raksi ka. Tere! Tere! Raks, pole hullu, pane kuivad trussikud jalga. Ikka juhtub vahest. Telekast oled näinud, et Damaskus lööb läbi, okei, see ei ole Damaskus, aga hea nuga lööb nagu, kuidas ma nüüd ütlen, pudelist läbi veega. Me proovime, kas mu uus Damaskus ka seda suudab. Siin võib, takistus võib muidugi minu peale jääda. Ma ei tea. Mingi kindlama maapinna peale. Nii ligidal. Ära, Kui ma noaga paugu panen, et targama maa sisse näiteks kinni panna tegelikult. Noh, see võib-olla petab ära, vaata. Tegelikult lüüaks nurga alla, siis kivi jääb täpselt. Ma proovin üles nurga alt siis. Riimu tegija. Ei tea, kuhu ma midagi sain rääkida. Anna pole korra välja. Tegelikult tahaks alla lüüa, vaata. Lüüaks ülalt alla, aga tegelikult on see kinni see asi, kui lüüakse.
Vist läks esimene löök mööda lihtsalt korgi pihta kuhugi, töötab küll raisk. Tegelikult. Huvitav, kuhu ma esimesel lõin siis, mis ta lõid raisk? Vale nurk võib-olla, vaata. Jaa, sa löödki nurga all, jah? Nüüd ma lüüakse nurga all ja ei olnud isegi kinni raisk. Päris puhas lõige ära. Ikka töötab raisk. Ta pööras ära, vaata. Nii juhtub, kui kala ei võta. Ja hoopis kalamehed hakkavad võtma. Ma olen kuulnud sihukest asja, kui sa keerad pudelil korgi maha, siis see pst käib. Ja siis paljud eluvaim tuleb järsku sisse, kes seda muidu magavad. Aga praegu oli GoPro heli pip-pip ja üks mees oli püsti ja anna juua. No pofo tuleb meelde. Sest see magama läinudki. Oota, mis Ando sa hakkasid lappima mingi kala kohta rääkima? Kinni ei pannud. Aga kalaga. Ta tahtis öelda, et teltsut, et kui Raivo tahab kala kohta küsida, või minu käest olla küsima. Kui sa kala püüad, oota. Forelli, augi. Ära tule ütlema, et kala ei ole. Sul on kooliraha ei ole maksmata. See on mingi 4 sotti. Kontonumbrit vaja. Ma annan. 4 sotti on see. Ja pole probleemi. Kuradi heina. Kostivere heina. Tähendab, ma võin öelda nii palju, et Esox Luciust on siin jõgedest, nii et ainult tõmba välja. Aga kui nüüd legi 300 grammist augi. Aga proovi sa siit lodat kätte saada reis. Eile saad Raifi niplist piiba kätte. Ilmselgelt on liiga palju rummi juba joodud, et aitab küll tänaseks. Teisel päeval läbisime tagasihoidlikud 13 kilomeetrit. Hommikul oli ilm juba palju parem ning hakkasime uut päevaplaani tegema. Good morning, rise and shine. Mis siis, et lõuna on peaaegu juba. Poisid, mul üks hea uudis. Tead, kui hästi saab magada, Raivo ei norska see reis. Kule eelmine reis juba ei norsanud. No, enam ei mäleta, see oli nii ammu. Täna on meil siis teine püügipäev ja plaanid on suured. Plaanid on pikad, ütleme nii. Ega umbes 10 kilomeetrit tuleb nüüd matkata ja siis saame väheke suurema jõe peal püüda. Aga kuna meil siin levi ei ole, interneti ammugi mitte, siis tahaks nagu kodustega ka suhelda. Siis on plaan, et kui üks mäkke ronimine ära teha. Võtame igaks juhuks rohkem süüa kaasa, sest me ei tea, kaua meil täna üldse läheb seal. Ühesõnaga, vaatame, kas siis täna on rohkem kalaga õnne kui eile. Et, jah. Kui ei ole, siis on ikka väga nudine värk need pikad matkad. Ütleme nii, et plaan on juba tehtud, et algselt plaanisime siia pikemaks tulla. Jutupaunikud. Algselt plaanisime siin väheke kauem olla, aga tundub, et kuna kala siin hästi ei võta, siis esialgne plaan on juba, et homme hakkame tagasi matkama, aga vaatame, kuidas täna läheb. Et kui täna on ikka pikk matk ees ja homme on ikka kondid haiged, siis võib-olla venitame veel, aga ühesõnaga midagi kivisse ei raiu, et võtame jooksvalt ja vabalt. Kala ei ole veel söönud, mis on kõige nukram minu jaoks. Jah, oleme Lapimaal kalareisil ja kala ei saa. nagu oleks Eestis kalal, noh. Aga selline see elu on meil siin seekord.
vot, aga tšau praegu. Mõeldud tehtud. Hakkasime oma päevamatka kotte komplekteerima, et ikka kõik vajalikud asjad kaasa saaksid ning midagi maha ei ununeks. Juba eelmine aasta läksid kahlamispüksid katki, et väike sai neid nüüd selleks reisiks remonditud. Mõtlesin, et ei hakka investeerima uutesse pükstesse. Aga peale esimest kalapäeva on ikkagi selline suur auk siin sees, et paraku seekord viskan me need küll minema, et tuleb osta uued, natukene mugavamad. Ühesõnaga, seekord viskan need püksid minema ja rohkem ei hakka neid remontima. Vot nii. Suhteliselt matkaks valmistumine. Kahlakad on täiesti terved. Erinevalt Raivost. Kuna Raival polnud enam kahlamispükse, otsustasime valida oma tee jõest eemal kõrgendike pealt. Katsume jõuda nüüd ATV raja peale ja siis mööda ATV rada natukene ja siis kui läheb natukene kõrgemaks see maastik, siis läheme kõrgendike pealt, väikeste mägede pealt. Sest jõe ääres on, muru oli veel täitsa märg. Noh, muidugi vennad panid omale kahlakad jalga, et neil pole probleemi, aga mina neid enam jalga ei saanud panna. Et siis võtsime natukene kõrgemat maad. Muidugi tagasi laagrisse ilmselt keegi ei hakka mingit ringi tegema, et siis peab otse tulema. Aga sinna on veel pikk maa. Leidsime ATV raja üles. Nüüd on ainult vaja kõndida. Forellikündid tulevad. Elagu Lapimaa! Meestel oli motivatsioon kõrge ja püüginälg suur. Seda on ka videost näha. Kõnnime siin mägede vahel kusagil. Väldime märgalasid. Suund on otse mäkke ja mäe taga peaks olema järv. Aga teades meid, siis nii-öelda 99% on võimalus, et nullitame seal kõvasti. Aga noh, siis on vähemalt süda rahul. Normaalne mägijärv on vähemalt läbi proovitud. Ja peale järve saame helistada lähedastele, kui mäe otsas levi on. Ja siis lõpuks vaatame, mis seal suures jões on. Aga iga asi omal ajal. Kilomeetrid muudkui möödusid. Tõusule järgnes langus, langusele oja, ojale jälle tõus. Aga vaated, need olid imelised. $1 000 vaada. Ando räägib, et peab üle mäe minema. Paistab päris suur mägi olevat. Seal taga on see mägijärv. Lähme vaatame. Ta siin kiitleb, et korid on kõvad poisid, et eks ma pean nad selga võtma, kui ma mäkke lähen. See järv on ikka kõvasti kaugemal kui see mägi seal. Aga tuleb lihtsalt üle mäe minna, et ringi on ka natuke liiga pikk tee minna.
2,6 kilomeetrit veel otse. Ehk siis paistab. Suur mägi ootab ees. Seesama lõhe, mis on ka videos näha, seal ongi meie jõgi, mis meie laagrikohas oli täiesti tühi. Lõpuks hakkas ka meie järv paistma. Raivo pommitas kohe madalamat järve külge. Ei midagi. Hannes ja Hando liikusid kohe sügavama kalda juurde. Opa! Opa! Palja! Normaalne! Esimene vise! Mis lant on muidu? Järve landi pani raske selle pöörde. On ilus raisk! Tõsta nöörist, pole midagi, viska välja. Ta ei ole väsinud. Nice. Juhu! Nüüd on see retk juba ennast ära tasunud vist. Mine ilus. Väga ilus. Oligi ainult üks konks on põlest joppas. Väga ilusad värvid. Oli kurat. Vägev. Punane kõht paistis kaugele. Nähes Hannese paaljat, oli kõik matkaväsimus järsku kadunud. Lõpuks saime meie ka paaljat. See oli nagu kirss tordil, eriti veel peale sellist matka. Samal ajal kui Hannes oma paaljaga mässas, jõudis Raivo landi vette visata. See tunne, et nüüd tuleb midagi. Kala! See on midagi erilist, mida peab ise kogema. Pealegi olime ju põhimõtteliselt eelmisel päeval nullitanud. Käsi polnud veel kalasekski saanud, rääkimata suust. Ilus paalja, mine väkki, ilus punane kõht. Proovisime veel, liikusime mööda kallast edasi ja pommitasime, aga enam ei midagi. Ei teagi, kas sattusime tõesti nii õigel ajal järve äärde. Vähemalt söögikalad olid meil nüüd olemas. No lõpuks Palja järve ääres, nagu iga aasta on meil Palja järved. Loobime ja nullitame. No see aasta läks vähe paremini. Esimese viskega tuli üks ilus. Tundus, läheb laulupeoks. Rohkem pole saanud. Raivo sai ka ühe. Hea oli, et esimesed ära võtsime igaks juhuks. Vähemalt saab kala lõpuks süüa. Peace! Läksin Hannese kõrvale ja vaatasin, Hannes tõmbas kala välja, hakkas seal toimetama. Panin ka kaamera filmima ja esimene vise ja kala, no. Ja siis oli kõik, no. Rohkem ei tulnud, no. Siis kui Hando oma esimese viske tegi, siis ei olnud enam midagi, no. Hannes nägi veel paar korda ujus järgi ja mul ka kuldsele landile ujus järgi, et... Võttis ka korra kalda.
aga siis oli vaikus. Aga praegu väike lõunapaus ja siis loobime veel natukene, et äkki tuleb veel mõni. Ja siis Hando tõmbab teiselt poolt järve, proovime ka. Hando tõmbab sealt. Me ei hakka kohe karjuma, kui kala saame. Hirmutame jälle ära muidu. Jõudsime lõpuks Palja järveni ja nagu iga aasta tühjus. Võib-olla koolirahad maksmata, vaata, jamares. Peale väikest ampsu liikusime teisele poole kaldasse, aga seal ei toimunud ka enam midagi. Aeg suure jõe äärde minna. Tagasi. Me pidame magama ära, saame kalla ära ja tuleme tagasi. Tuleme jõe. Muidu on suht nirvu, et pool tundi püüad, lähed minema. Ei saa ju istu täis. Päris äge jõeorg. See on mingi 100 meetrit, kui ma tean kukkumine. Jõudsime suure jõe äärde. Ainuke mure on see, et suur jõgi asub meie all. Ma ei tea, 200 või 300 meetrit on see järsk kallas siin. Ulme. Ei tea, kuidas me alla saame. Ja pärast peab ülesse ka saama. Kuna kell oli juba õhtus, siis otsustasime, et liigume vaikselt laagri poole tagasi ja püüame seal, kus võimalik. Sinna suurele jõele, kui me tahtsime minna, sinna me ei jõudnud. Üks asi on see, et sa vaatad kaarti kodus. Aga teine asi on see, kui sa näed oma silmaga, see oli lihtsalt mingi kallas oli niukene, paarsada meetrit lihtsalt alla või siis hästi järsk. Et isegi kui sa sinna alla oleks jõudnud, siis ma ei tea, pärast sa pead kusagilt üles ka tulema, et ja kell on esiteks juba 7 õhtul. Meil laager on veel kusagil, ma ei tea, 5 või 6 kilomeetrit. Ja nüüd tulime siia selle jõe peale. No väga ilus koht on siin. Väga ilus koht. Aga no mina ei tea, no kala siin jões ei ole. Varem pole Lapimaa ääres olnud mingi niukse jõe ääres, kus kala ei ole, no päriselt ka, no. Viskad ja viskad nagu, ma ei tea, kaevu. See on ikka väga imelik, isegi harjust ei ole, no. Ma ei tea, no me läheme siit püüdes laagri poole, aga no siit sellest jõest me ei ole veel ühtegi kala saanud, me ei ole näinud ka, no. Praegult side lõpp. Reindeer taxi. Normaal. Thanks. Aitäh, Ando! Are you gonna take care of me? Jõgi oli ilus ja vennad ei andnud alla, muud kui proovisid, et äkki kusagil ikka on mõni forell või harjus peidus. Aga tühjus, täielik vaikus. Igas tavalises Lapimaa jões käib siit sellisest kohast käib korrali 3-4 harjust käest läbi ja mõni forell veel ja siin on täielik vaikus. Ma ei tea, kas selle jõega on midagi juhtunud või? Ühesõnaga meie siit kala ei saa. Õhtusöögiks on täna meil jälle tatar. Muuseas MSR Windburner on väga hea asi. Soovitan soojas matkajatele. Ülitõhus. Muidugi see peab töötama õige gaasiga ka, nii et aga täna siis tuli ainult 31 kilomeetrit. Uus rekord. Nagu Ando ütles, siis tõestasime, et 40 on ainult number.
tunneme ennast endiselt 20-stena siin. Võime kõik mäed ära vallutada. Ainult, et lõpuks sinna suurele jõele ikkagi ei jõudnud, et muidu me ei oleks täna siia laagrisse jõudnud. Kell on niigi õhtul juba, ma ei tea, Eesti aja järgi vist varsti 10. Ja päeval oli 10 kraadi. Nüüd siis tunde järgi võib öelda, ma ei tea, umbes 5 äkki. Päike on ka sinna horisondi taha läinud. Et ega siin õues väga soe enam ei ole, nii et. Aga jaa, vist on viimane öö siin ja siis eks me mõtleme, mis me teeme, et võib-olla teeme mingit turistivärki siis Alta Canyon ja ega siin oleme juba nii palju kõndinud, et siis võime veel natukene kõndida, et aga eks me arutame ja vaatame, mis head mõtted meile siin pähe tulevad. Ja paaljat praeme, vaatame, mis maitsega on siis. Igatahes see matk tasus ennast ära juba sellepärast, et need ilusad paaljad tulid seal. Paar tükki ujus veel järgi ka, aga neid enam võtma ei saanud, et ma ei tea, kas siis sattusime täpselt õigel ajal või. Ma arvasin küll, et nii suur laine on ja tuul, et midagi ei toimu, aga näe, lõpuks jopas ka meile, et piisavalt kaua käid, siis lõpuks on õnn ka meie poolel. Vot nii. Terviseks. Teeme ikka kurgu libedaks, et saab mägi õrnast hakata nautima kohe. Vasta, kus tuleb aurusest. Tuleb jah, siin on vist isegi vähem kui 5 kraadi. Tundub jah, tegelikult nii hulle ei ole, eks ta. Oi, need on raiva jalanud, natukene lõhnavad, et tuleb kuivatada. Detailid. Täiesti jubedad on need meie matkad. Kalapüük. Hakkame, mis kell me hommikul läksime? 11:30 umbes. No okei, saime hilja minema. 11:30 läksime minema. Jõudsime järve äärdes, seal sai mingi tunnike püüda. Nüüd peame hakkama jõele minema. Muidu ei jõua tagasi enne pimedat. Läksime jõe äärdes, viskasime näitskaks seal ka. Nüüd peame hakkama ära minema. Muidu läheb pimedaks. Rohkem matkame kui kala püüame, aga ammun eesmärk, paljad on tehtud vähemalt. Seda on natukene rahul. See natuke korvab seda kroonilist kalapuudust. Need 2 paaljat olid seda matka väärt ning 40 on ainult number. Hommikupuder ja hommikukohvi joodud. Nüüd siis tuleb vaikselt asjad kokku panna. Ja mis me täna teeme? Jälle matkame. Iga päev natukene. 10 kilomeetrit on juba niuke nohu. See on nagu meie jaoks juba liiga vähe. Auto on kusagil 14 kilomeetri kaugusel. Vähemalt tulles kell näitas nii. Tulles me natuke lõikasime ka, et võib-olla nüüd, kui me läheme, tuleb mõni kilomeeter sinna tänna, aga eks siis paistab. Aga jah, seekord on siis metsaeluga kõik. Lähme teeme mingeid muid asju ka, vaatame. Iga aasta ma pressin Raivot, et teeks järgmine aasta natuke lihtsamalt. Ma ei tea, kuidas ta nii vastupidi välja kukub, vaata. Oleks sama raske kui eelmine aasta. Ei, pole 10 kilomeetrit veel otsa. Kõik on tasakaalus. Mida rohkem matkame, seda vähem kala. Kuna pole aega püüda. Matkakott tuleb pakkida hästi. Tuleb läbi mõelda. Minul on kott pikkupidi pooleks jaotatud ja siin väljapool, mis seljast eemale tirid, on ainult riided. Välja arvatud, kahlamissaapad siin all, need ei mahuta. Ja kõik muu stuff, siuke plastik, tugev, on seljavastus.
siinpool. et jah, kõige raskemad asjad tuleb panna vastu selga. Postkasti suht laagri lähedalt tee pealt. Tuhles seda ei olnud veel. Eks see on mingi matkapäevad või midagi. Näitab mingit matkarada. Ajalugu õpetab vähe. Põhjapõdrad, taimestik. Hunting küttimise kohta üht-teist. Kasulik info põhikule. Kala kohta võiks kirjas olla. Meil ka lihtsam vähe. Ta ise nii palju guugeldama. Suht lebo värk. Oh, poisid. Põstra. Aga kuule, aga nüüd lähevad küll jalad krampi, ma ei tea. Tulles küll ei olnud. Easy. Võtame juua ka. Kuidas oli? Normaalne. Päris viimaseks ei jäänudki. Aeglasemad mehed tulevad, raksi tempos. Tead, kui mõnus oli pulka. Toetasid keha raskuse peale ja said suurtel kividel, mis on libedad. Oli hea tasakaal. Kordagi ei saanud haiget kuhugi. Ma ka haiget ei saanud. Oleks eile selle peale või tulles tead. Kurat, post jäi maha. Sa pead tagasi minema. Rääkimine too post ära. Tänane Harju elu. Loeme uudised, äkki on Ukraina sõda läbi. Siia matkates olid lihased vist nii soojad, et vesi tundus ka soe. Praegult see jõeületus oli suht alguses siin, et tõmbas ikka jalad veits krampi, et me võime natuke palju jalu ka edasi panna. võib-olla oli niisugune petekas. Õnneks olid matkakotid kergemad ning jalad juba treenitud. Kilomeetrid möödusid kiirelt. Peagi ületasime juba teist jõge. Ta ütles 1,3 kilomeetrit. Selleks ma ütlesin, mis asja. Ju siis oli tõrge. Nii hästi me ikka tulda ei ole. iPhone. See delegeerib hästi. Aga ei tööta millegi pärast. Ära tee head asja maha. 2 navigaatorit meil siin reis. Täpselt viivad kohale, jõe äärde viivad kohale ka reis. Täpselt väga otse. Aga püüda ei saa reis, 300 meetrit kukub otsa alla. See on mingi imelik maja. Ei tea, kas see on mingi tundras, mingi väike baar või? Kas juua saab või? Mida vittu virolainen turistas reis? See on sauna, suitsusauna. Siin ei ole alkoholi. Alkoholi peab Eestist laevaga tooma. Poнял, muchachos? Что-то тебя мозги пропало или что? Вообще нету мозга. Teeme ikka video rahvusvahelist. Saad ka midagi öelda? Pane midagi swahili keeles. Konti ikka okauti. Kohe näha, et kotid olid kerged. Meestel oli aega ka lolluseid teha. Valmis olla. Start!
on mul kott seljas üldse jälle? Jube kerge tundub või? Midagi nagu on või? Auto paistab. Oleme lõpuks tagasi. Tagasi kodus võiks öelda. Umbes 14 kilomeetrit siis. Äge, äge. Tagasi auto juures ja naudime kõike seda, mida metsas ei saanud. Tukk on juba pool McDonaldsit. Sõime kõhud täis ning liikusime Alta poole. Plaaniga järgmisel päeval jälle väike jalutuskäik looduses teha. Anybody home? Ossa, mis laud. Family room, näeb liit on olemas. Вообще. Tuli võima. Mina magan siin. Rohkem ei olegi. 2 saaks. No see on laiem. Sa ei mahu ära siia pikku pidi. Mahun küll. No näed sa, päris Rovaniemis ei ole, natuke kõrgemal olema, aga võib avata jõuluvalad teha. Kuna meil juba iga päev need paarikümne kilomeetrised matkad ees on, mõtlesime, et tuleb metsast välja, aga nüüd ei saa pidama jätta ju. Alta Canyon, see on mul veel tegemata, teistel matkameestel tehtud, et kuna metsas ei öid väheks, et võtame lisa turistilõksudega. Alta Canyon see on ju. 1, 2, 3. Alta Canyon! Nüüd hakkasid raivomeetrid. Mäest alla minek ja tempo läheb kõrgemaks kohe. Vahel ei tule lahti ka nii tihti enam. Nüüd mäest üle. Nii raskemad vee ületused peame ikka filmima. Võib nalja saada sisse kukkuda. Hop! Seekord õnnestus. Hop! Kes Alta kanti satub, sellele soovitame kindlasti käia ära Alta Canyonis. Selleks tuleb natuke aega varuda ning soovitatav on ka väike amps kaasa võtta. See vaatepilt on seda väärt. Siis võiks alla ära käia. Kuna oli nädalavahetus, siis nägime seal matkarajal palju inimesi, pensionääridest kuni noorteni välja. Ja mõni oli isegi oma lemmiklooma kaasa võtnud. Praegu on siis matk Alta Canyonisse poole peal umbes. Samme enam väga kerge ei ole ja tuligi ilmsiks tõsiasi, et ma pean tagasi minema. No, nüüd poole tee peal avastasin, et jooksususs jäi maha. Mõtlesin, et teised on ammu eest läinud, et ei jõua järgi, et eks ma ootan teised siin ära siis ja pärast kohtume. Näitavad mulle pilte, kuidas välja nägi. Tervist, et kes sa oled ja kust sa tuled? Tere, mina olen Hannes Saarepeedilt. Millega sa Saarepeedil siis ka igapäevaselt tegeled? Mis seal ikka teha? Telekat vahin. Oota, kas see on siis nagu hobi või töö lausa? No see on rohkem töö moodi, et hobi korras ma laulan ka ikka. Ohoo, äkki sul on siis midagi head laulda meile või? Ja mul on laul ette valmistatud, et matk lõbusam oleks. No kuulame, kus see kaamera vaatab. Nii.
Need ei vaata tagasi, need ei vaata tagasi, need ei vaata tagasi. Aitab, kuule. Ma ei tea, kus Mihkel Raudsever. Niimoodi sõbralik soovitus, et äkki lähed sinna Saarepeedile ja vaatad oma telekat edasi. Ja ma vaatan kindlasti, ma võin autosi ka remontida. Aga noh, tule järgmine aasta ikka uuesti, et see aasta on kindel ei. Väga hea, ma olen teie kriitika eest väga tänulik. Head aega. Tšau. Lõpuks jõudsime siia väike kõrge määre peale Alto Canyonis, et see, kuhu see matkarada viib, et see on natukene allpool ja seal on mingi pink ja laud, et saab puhata, aga me tulime siia tammi poole natuke rohkem, et siit on kõige ilusam vaade ka jõele, nii et päris äge. Silm puhkab ikka. Umbes 10 kilomeetrit üks ots. Ei ole paha. Ja siin otse all on see väike majake ka. Seal poolsaare peal. Ühtegi paati täna näha sõitmas pole, aga väga ääre peale ei julge minna, et ega ei tasugi lolli mängida. Tuleb asja ikka mõistusega võtta, et oleme siin juba tükk aega istunud ja nautinud seda vaadet. Vägev. Viimati vist käisime siin 7-8 aastat tagasi, et vahepeal tuleb neid mälupilte ikka värskendada. Alto Canyon, päris aukartust avaldav. Väga serva peale ei julge minna, nii et minul esimene kord siin ja tasus tulla. Soovitan. Palun. Väga ilus vaade. Ja ei ole vahepeal ajaga koledamaks muutunud. Sama aukartust äratavalt. Vägev on. Maja on ilus. Loodus on ilus. Täna on siis valge. Näeme valges ka olukorra ära. Mulle meeldib. Tasus ära 100%. Eelmisel korral, kui me Alto Canyonis olime, oli polaarpäev ning kell juba 12 läbi öösel. Nüüd siis hakkasime Altost tagasi sõitma ja plaan on sõita kodule nii palju kilomeetreid ära kui võimalik, et kodule lähemale jõuda. Et siit tuleb veel üks ööbimispeatus kuskil otsida ja hakkab vaikselt lõpusirgele meie reisi jõudma. Haigusel ja torm. Ma mõtlesin, et näha filmime. Kõigepealt otsime mingi söögikoha, et teeme väikse ampsu veel lõunaks. Siis kimame nii palju, et vähegi võimalik, et homme oleks võimalikult vähe kilomeetreid sõita. Äkki jõuame enne viimast laeva. Ühesõnaga jah, peale seda kanjoni matka seal ääre peal tegime ühe väikse šokolaadi, aga ega siin kõigil on niisugused kered heledad. Et vaatame, otsime hea mingi söögikoha, et teeme ampsu ja siis saab edasi sõita rahulikult. Jah, paak on kütust täis, nii et võime aga sõita lõuna poole. Hea kõnepealik. Nii palju on veel siis Helsingisse jäänud, et kõvemal mehel kiviviske kaugusel.
nüüd oleme juba paar tundi sõitnud ja valisime ööbimiskohaks sama koha, kus me eelmine aasta olime. Hullu Poro hotell, väga äge koht. Kõik nagu väike korter, saun, värgid-särgid. Et see asub Levis. Siit on Helsingisse muidugi veel 1000 kilomeetrit, et me peamegi tegema natukene matemaatilisi tehteid ja arvutama, et mis kell me täpselt peame ärkama ja sõitma hakkama, et me jõuaks soovitud laevale. Et hommikusööki me kahjuks hotellis süüa ei saa, aga see on selline väike kosmeetiline asi, et ühesõnaga jah, lähme teeme väikse sauna ja magame ennast ilusti välja ja homme tuleb siis terve päev sõitu, nii et üks hea asi on seal homse päeva juures, mitte kilomeetrit ka, ei pea me jala minema, aga sõita on kõvasti. Mulle meeldib see, et kõik on väga positiivselt meelestatud. Ma Levis uurin, et äkki on pepumassaaži võimalik võtta, oleks homseks maksimum valmis. No tere hommikust! Kell on 6:30 hommikul ja nüüd kimame sadamasse. Selline oligi meie seekordne reis. Väga kala poolest midagi erilist ei ole. Samas me polnud kunagi nii ilusat paaljat saanud, et selles mõttes on reis jälle eriline ja sai vähemalt kõvasti matkakilomeetreid, mägesid näha, loodust, kõike. Et mis seal ikka, nüüd sõidame koju ja eks siis järgmise korrani. Tšau! Saime tõestatud, et 40 pole kilomeetrite jaoks mingi number, uued rekordid tulevad. Väga hea, mina olen rahul. Peab lihtsalt õige varustus olema, nii. Targad mehed niimoodi räägivad tagatubades, jah? No tagatoamees, mis sa räägid? Tarkus on mõistuse ema. Seda tuleks rohkem kasutada oma trüppidel. Peace out! Järgmiste seiklusteni!